esimene asfaldisõit, varasemad olid kõik lumel, et millist ettevalmistust see nõudis? No ainuke ettevalmistus, mis me tegime, oli siis me käisime eelmine nädal pühapäeval testimas, kuna piirajal läks finaalis viimases kurvis kast katki ja siis nüüd tegime kasti korda ja siis eelmine pühapäev käisime lihtsalt kasti proovimas ja ka natukene tunnetamas siis, kuidas see asfalt on. Kuidas täna rütmi kätte said? No sprindis jäi natukene kripeldama, et ikkagi seda esimest ei tundnud, sest ma olin kõigeks võimeline, aga ma lihtsalt ei olnud mul ei olnud piisavalt julgust, et nii kiiresti sõita. Ja siis juba crossides on lihtsalt see, et sa kas ajad kedagi taga või sõidad kellegi eest ära ja siis see nagu tõi seda motivatsiooni juurde. No crossi osas ma nagu kõrvalt vaatan, ütleks, et sa nagu valitsesid seda sõitu nii poolfinaalides kui finaalis. Et oli seal mingeid probleeme ka või mu mulje klopis täiesti? Mingid probleeme on, esimeses eelsõidus kaasvõistleja tegi 3. ringi ajal vea ja siis ma sain selle tänu mööda ja sain rahulikult lõpuni sõita. Tuli ka siis kokkuvõttes esimene aeg, siis teises sõidus leidsime õige rehvi rõhu, sõitsime sellega ja see kõik klappis ja finaalis esimeses kurvis oli natukene seal rüselemist, aga ikkagi mina sain ette ja siis ma sõitsin rahulikult üksinda ees. Noorteklassis tegid sa ikkagi selgelt kohta töö ära. Räägi natuke sellest esiveolist sõidust. Väga võitluslik, väga põnev. Ja esiveos oli nagu raske, et esimeses poolfinaalis läks siduriga probleemi, ma ei saanud startida ja siis teises eelsõidus või poolfinaalis ma sain 4. viimase kohalt ja siis pidin ka B-finaali viimasena minema ja sealt ma sõitsin ennast viimaselt esimeseks ja finaali startsin ka kuskilt sealt tagareast, sõitsin teiseks. Et päris raske oli, aga lõbus. Esimene asfaldisõit sel aastal, et mida tuli auto juures teha ja kuidas valmis panna? No tegelikult ma tulin kruusaseadesse ja üldse, et ei hakanud autot eriti ümber seadistama, sest 2 nädala pärast on kruusasõit, eks ju. Ja mõtlesin, et tulen, proovin, vaatan, kui ta läheb rasva pealt. Kui nagu poolfinaalide tulemusi vaadata, siis ei olnud päris see hoog, mis sul talvel oli, mis seal taustal on? Ütleme niimoodi, et rehvid olid 3 aastat vanad, ma ei hakanud praegu ostma uusi rehve, ma arvan, sekund-poolteist jäi sinna, jäi puudu, jah. Ja finaal õnnestus ära võita. No finaaliga ma tegin lihtsalt ideaalse stardi ja Jokkeri taktika oli hea, et tegelikult oli Tarmo Tamm kõige kiirem mees täna, aga mul oli palju õnne ja tuli see esikoht ära. Sa pidid ikka nagu kõik nurgad kogu aeg kinni hoidma, kui palju sa nagu ette vaatasid ja palju sa peeglitesse vaatasid? No viimased ringid ikka vaatasin põhimõtteliselt taha peeglis ainult, et hoida kinni teda, ise ei eksinud ja suutsin selle esimese koha ikkagi ära võtta. Rahvakrossidel sind nagu sageli sõitmas ei näe, et mis plaaniga sa täna tulid? Pigem oli plaan lihtsalt tulla teha käsi nii-öelda soojaks, muidugi me õige võistluspilliga ei tulnud, millega me näeme nii-öelda sõtta siis, aga ma arvan, et selles mõttes, et närvile ja kehal on hea meelde tuletada, et siin ikkagi päeva peale saab omajagu sõita, et sprint ja rahvakrossis koos, et ma arvan, et see tegelikult on üpris hea viis, kuidas siis nii-öelda kätt soojaks saada enne hooaega, et jah. Kuidas nüüd hooaeg edasi läheb? Ma arvan, kindlasti me peame mõned testid enne tegema ja hetkeseisuga on plaan siis minna Euroopa meistrivõistlustele rallikrossis crosskardiga sõitma RX5 klassi. Et seda teeme TN-iga see aasta ja aga muud midagi ei olegi, siis edasi on Karneval Euroopa ja siis kui see lõpeb, siis vaatame, mis saab, kas mõnda Eesti sprindivõistlust või rallikrossi või kui midagi järgi on, et eks siis näis.